Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist on 18. detsember, selle aasta kõige viimane nädala videokokkuvõte sellest, mis on toimunud siin Strasbourgis, Euroopas laiemalt või ka Eestis või maailmas. On neljapäeva pärastlõuna juba õhtupoolik, hakkan tagasi lendama homme hommikul ehk reedel, kuid viimastel päevadel on loomulikult olnud väga palju erinevaid hääletusi, debatte ja siit peakski välja tooma vast kõige olulisema selle, millest võib-olla ERR, Postimees või Delfi väga ei räägi. Igatahes eile hommikul oli vast selle nädala üks kõige olulisemaid debatte, mis käsitles Euroopa Ülemkogu. Euroopa Ülemkogu on siis teatavasti Euroopa riikide valitsusjuhtide kokkusaamine, mis toimub täna ehk neljapäeval ja homme ehk reedel ja kus põhiteemaks on siis Ukraina rahuleping, suhted USA-ga, Venemaa ja ka teema, milleks on siis Venemaa külmutatud varade, kas siis külmutamine ainult pikaajaliselt või konfiskeerimine, et anda Ukraina abiks siis ligi 210 miljardit eurot, millest suurem osa valdav enamus on Belgias, sellises firmas nagu Euroclear. Toimus debatt selle üle eile hommikul. Mina olin kõneleja, ma ei tea, et ükski teine eestlane oleks sõna võtnud selles debatis, aga selle debati käigus loomulikult oli korralikult kuulda, mismoodi kõik sotsiaalsed liberaalid sõimavad ennast unustavalt ameeriklasi, kuna Ameerika Ühendriigid on just hiljuti paar nädalat tagasi tulnud välja uue riikliku julgeolekustrateegiaga, kus öeldakse otse selgelt, et USA tuleviku siis perspektiiv ja huvi saab olema Lõuna-Ameerika ja öeldakse otse, et Euroopa peab hakkama ise rohkem vastutama oma julgeoleku eest ehk hakkama ise rohkem maksma ning et USA huvides on teha otsest koostööd Euroopa riikidega eraldi vastavalt sellele, et millised on seal valitsused ehk kui normaalsed nad on või kui siis mittenormaalsed ehk liberaalsed ja samamoodi, kui tõsiselt need riigid võtavad oma kohustusi NATO-s, oma kohustusi kaitsmaks ise oma riiki, oma julgeolekut ja investeerida sellesse ja on välja toodud otseselt, et mismoodi tahetakse rohkem süvendada koostööd näiteks Poolaga, Itaaliaga, Ungariga ja selle siis strateegia põhjusel eile hommikul, mismoodi siis Euroopa Parlamendi vasakpoolsemad saadikud sõimuvad USA-d, mismoodi nad on reetnud Euroopa, mismoodi nad rikuvad suhteid, transatlantilisi suhteid. Ja minu sõnavõtt keskendus sellele, et vabandust, et mis alust on üldse meil sõimata ameeriklasi, kes on aastakümneid kinni maksnud Euroopa julgeolekut oma enda maksumaksja raha eest. Samal ajal, kui Euroopa enamusriike on üles ehitanud väga mugavaid sotsiaalsüsteeme, tasuta haridust, paremaid pensioneid, võtnud vastu sadu tuhandeid migrante, kellele maksta toimetulekutoetust, anda neile majutust, võtta vastu nende perekondi. Et Euroopa on tegelenud selle korraliku sotsialistliku süsteemi ülesehitamisega, samal ajal, kui ameeriklased on kinni maksnud meie julgeolekut. Ja mis moraalne õigus on tulla Euroopa vasakpoolsetel või liberaalidel siis sõimama, et nüüd see julgeolekustrateegia meile ei meeldi. Ja lõppkokkuvõttes iga riik ju vaatab selle järgi, mis on eelkõige tema huvides, talle kõige parem. Ja see julgeolekustrateegia ütleb otse, et kuulge, eurooplased, ärgake üles, kasvage suureks ja hakake rohkem ise vastutama. Täiesti arusaadav. Ja kui me vaatame ka siin nagu Eesti meedia suhtumist selles küsimuses, siis eriliselt loll mõte on hakata sõimama, mõnitama, kiruma ameeriklasi, sest olgem ausad, täna on Eestil, ütleme eelkõige 3 julgeoleku tagatist. Esiteks eelkõige iseseisev kaitsevõime, mis tegelikult Eestil ei ole üldse halb, hoolimata sellest, mida ütlevad mõned netikommentaatorid või pröökajad kuskil Facebookis, siis tegelikult Eesti võimekus ei ole üldse piinlik. Teiseks koostöö oma naabritega ehk Soome, Rootsi, Baltikumi ja Poolaga. Ja kolmandaks suhted Ameerika Ühendriikidega. Ja siis, kui mingi Delfi juhtkiri võtab endale õiguse, et hakata kiruma ja kutsuma üles, Trumpi karistama ja suhted ümber vaatama, siis tegemist on eelkõige kas, lollakate, rumalate agentidega või lihtsalt infantiilidega, kes ei adu absoluutselt rahvusvahelises maailmas toimuvat. Igastahes, see oli see eilse hommiku debati põhiline sisu. Kõne on leitav loomulikult ka sotsiaalmeediast, YouTube'ist ja kodulehet jaakmaise.ee. Nii et kes pole veel näinud, siis jumala pärast minge vaadake üle, kuulake ja vaadake, kas oli see õige sõnum või mitte. Sellele järgnes aga hääletused, kus selle plenaaristungi vast kõige olulisem hääletus, mis näitab väga selgelt, kuidas on poliitiline kurss muutunud viimase aastaga. Ehk valimistel on tagajärjed
vahel on nad väga halvad, nagu on juhtunud Eestis Reformierakonnaga, aga vahel on nad ka päris positiivsed. Ehk kuna me teame, et Saksamaal on tulnud võimule uus konservatiivsem valitsus Friedrich Merziga, Friedrich Merzi eesmärk on loomulikult siis taastada nii-öelda normaalne immigratsioonipoliitika, taastada majandust, taastada tööstust, vähendada regulatsiooni ja bürokraatiat, siis üheks küsimuseks ongi just nimelt immigratsiooni kontrollimine. Ja nüüd on siis Euroopa Nõukogu ehk Euroopa Liidu liikmesriigid teinud ettepaneku koos Euroopa Komisjoniga, et uuendada kolmandate ohutute riikide nimekirja. Ehk küsimus on selles, et kui on olemas ohutud riigid, siis nendest riikidest saabunud migrandid saab väga kiiresti lihtsasti tagasi saata sinna riiki, kus nad tulid. Ehk et tegemist ei ole ohtliku riigiga. Ja nendeks riikideks on näiteks Maroko, Tuneesia, Kosovo, Kolumbia, Bangladesh. Ehk kui need riigid tunnistatakse ohututeks, siis nendest riikidest saabunud migrandid saab kiiresti tagasi saata. Nüüd siis see ettepanek jõudis eile siin Euroopa Parlamendis hääletusele. Ettepanek alustada läbirääkimisi, ehk et see ei ole veel nagu lõplikult vastu võetud, vaid et Euroopa Parlament annab siis kas heakskiidu või keeldub alustamast läbirääkimisi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoniga, et selles küsimuses jõuda siis otsusele, et see nimekiri nendest ohututest riikidest teha. Ja enne seda hääletust oli siis ka kiire debatt kõikide poliitgruppide esindajate vahel ja see, kuidas sotsiaaldemokraatide või liberaalide Renew või roheliste või kommunistide esindajad karjusid ja röökisid seal, et milline õudne ettepanek see on, et mismoodi Euroopa Parlament ise on varasemalt korduvalt vastu võtnud resolutsioone osade nende riikide osas, kus mõistetakse hukka nende olukord inimõiguste valdkonnas, demokraatias ja nüüd me need riigid, näiteks nagu Maroko või Tuneesia, nüüd need riigid me tahame tunnistada ohututeks, kuhu me hakkame tagasi saatma inimesi ehk illegaalseid migrante. Õnneks sellest kisast ei olnud kasu, see ettepanek läks läbi, ehk et uks on avatud läbirääkimisteks, et see riikide nimekiri saaks koostatud ja vastu võetud. Eesti saadikutest hääletas selle poolt, loomulikult mina, pole küsimuski, aga lisaks ka õnneks siis Riho Terras ja Jüri Ratas Isamaast. Vastu hääletasid loomulikult Marina Kaljurand ja Sven Mikser ja ka Yana Toom ja erapooletuks jäi Urmas Paet. Aga õnneks see ettepanek läks läbi ja see näitab väga selgelt, mismoodi valimistel on ka head tagajärjed ja kui tihti küsitakse, et mida head te olete seal Euroopa Parlamendis teinud või mis teisel üldse kasu on, kas te istute oma tagumikke laiaks ja käite alt kuskil, ma ei tea, söömas ja veini joomas, siis tegelikult ei. Et loomulikult on siin ka väga palju mõttetut tegevust, tohutut raha raiskamist, tohutut bürokraatiat. Aga samas on ka neid just nimelt üksikuid hetki, kus on võimalik näidata, et meil on siiski mingisugune mõju olemas. Ehk asjaolu, et 2024. aasta eurovalimistel kaotasid tohutult rohelised ja liberaalid ja võitsid eelkõige konservatiivsemad jõud, siis tänu sellele, et inimesed valisid rohkem konservatiivsemad jõude, on täna võimalik see, et hakata reaalselt ümber muutma Euroopa immigratsioonipoliitikat, mis on olnud viimase 10 aasta jooksul katastrofaalne. Ja praegu tuleks tagasi jälle nii-öelda common sense'i ehk nii-öelda mõistuspärase poliitika juurde. Küll aeglaselt võiks kiiremini, aga ikkagi vähemalt see muutus on toimumas normaalsuse suunas. Ja loomulikult kõike tänu seda ainult tänu valijatele, kes on teinud mõistliku valiku valimistel ja valimistel ongi tagajärjed, mida me eile just nimelt nägime väga ehedalt ja positiivselt. Kohe on saabumas jõulud. Ma soovin kõigile ilusat rahulikku jõuluaega, head vana aasta lõppu. Loodetavasti järgmine aasta saab olema parem. Ma tean, et see aasta ei ole olnud kerge väga paljudele inimestele, eelkõige just nimelt majanduslikult. Arves seda, mida on teinud Eesti valitsus Reformierakonna juhtimisel, kes omab ainult 13% Eesti ühiskonna toetust. Valitsuses on olemas partei, kes omab alla 2% toetust ja kelle käes on välisministri portfell, kes siis kujundab justkui Eesti välispoliitikat surnud partei esindajana. See olukord ei ole kerge paljudele inimestele, seda pealt vaata meediast lugusid, kuidas Eesti Riigikogu liikmed lendavad kohtuma Dalai Lamaga ja nädal aega on hoopis tsüklis. Neile peab viisakalt ütlema, et äkki te täna ei joo ja ei suitseta, kuna Dalai Lama on päris vana inimene ja kehva tervisega. Et see olukord on piinlik vaata Eesti poliitika suhtes, aga mul on vähemalt lootust ja usku, et järgmine aasta saab natukenegi parem olema ja kergem, sest juba 14 kuu pärast, juba ülejärgmisel aastal on Riigikogu valimised ja ütleme nii, et kui kõik läheb hästi ja Jumal annab, siis on lootust, et Eesti saab tagasi õigele rajale, kus on võimalik seista eelkõige
Eesti inimeste huvide eest, Eesti majanduse eest, Eesti ettevõtjate eest ja selle eest, et Eestit esindaksid normaalsed Riigikogu liikmed, kes ei tõmba oma nina täis kohtudes Dalai-laamaga. Olge terved ja tublid, kohtume taas juba uuel aastal Brüsselist, Euroopa Parlamendist, seniks aga häid jõule!